Sa olete nii andekad, mul on nii nõme siin istuda, kuna ma oskan ainult lolli juttu ajada ja nõmedik küsimusi küsida. See on ka Anne. Aitäh sulle, näed, sa oled jälle nii tore. Päriselt, see on tore, et sa oskad laulda nagu tegelikult ka. Tšau, mu kallid Brigitte blogi vaatajad. Täna on siis Eesti Laulu eri, ehk siis üks kõige tähtsamaid saated meil siin Eestis üldse, kus keegi siis Tuule tiibadesse saada võib. Stefan, sina tead, et Tuule saab tiibadesse Eesti Laulult, on ju? Jaa, ma tean. Vajeega olid koos, mis sa nüüd tegid siis? Jätsid maha omal sõbra ja läksid üksi kohe siin kuulsust ja sära nautima? Ma ei jätnud sõbra, ma tulen üles, siis vaatan siit natuke. Mulle meeldib, sina oled käinud minu blogis, Stefan, ka Sissi, sina oled käinud. Inger, tere tulemast. Tere tulemast. Brigitte olen mina ja sõbrad, teid on täna 3, teid ühendab 3 asja, teate, mis need on? Jaa. Teate jah, tead juba jah? 2, teame jah. Pruunid silmad? Jah. Eesti Laul astute üles. Ja teid kõiki ka Karl-Ander Reismann ühendab selles mõttes, et ta on kuidagi seotud siis teie loo tegemisega. Mis minaga juhtus? Mulle, ma ei tea. Said lõuksi ju sellelt pihite? Jaa, mina ei saanud lõuksi. Ei saanud? See on mingi, ma ei tea, mis on, külmetus vist. Okei, Stefan, sind ma olen piisavalt ahistanud, enne kui ma asun mängu kallale. Sissi, sinuga me alati, kus üles on mõned Eesti kuulsused, kellega ma saan alati kokku ja me räägime kohe, kõigepealt me räägime meigist, me üldse ei hakka rääkima, mida me täna teeme. Üks on Kristel Aaslaid, teine oled sina, 3 on Grete Klein, nii et räägi, mis sinu siis meigimaastikul sinuga toimuma hakkab? Kuule, vaikselt kogun hoogu, teen tööd, teen niisugusele jumestust, saan varsti oma kontori püsti, nii et tulge mulle jumestusse, just like self-promo. Ja siuke, näeb hästi. Väga hästi ja Inger, sina siis oled esmakordselt, sinuga kohtusime tegelikult paar päeva tagasi Roosadel Kääridel. Sa oled Viimsist pärit, sa oled Liina Riadent käinud ühes koolis. Jah, täpselt nii on. See on siis sinu selline esimene kuidagi artisti teekonna algus, Sissi juba teab, algus on hästi palju ajakirjanikke, pärast kõik natuke nagu rahuneb maha. Mis su plaanid järgmiseks on, kui sa oled Eesti Laulul ära käinud, võib-olla ära võitnud, sa oled üks favoriite, nagu te vist kõik olete selles mõttes favoriidid loomulikult on ju. Ütleme nii, et no ikka tulevikuplaan on pürgida välismaa poole. Tegelikult? Ja, et proovida ka sinna lavadele. Jah. Muidugi, tuul tiibadesse. No nii, aga sõbrad, Eesti Laulust räägime natukene ka, siis teie 2 olete esimeses poolfinaalis on ju. Ja konkurendid, väga hea, te istu ka kõrvuti on ju. Ja Sissi teises poolfinaalis. Stefan, sinu lugu Without You. No, on hea lugu või? No, see on päris äge lugu, jah. On ja võidad ka selle looga või? Ma loodan. Without You siis... Mis sa arvad, kas ma võidan? Mulle väga meeldib sinu lugu. See tundub, kus juures, kui ma kuulsin seda Pauad esimest korda, tundus nagu see oleks mingi välismaise produtsendi tehtud lugu. Jah. Tahad sa äkki natukene tuletada ka Brigitte blogi vaatajatele oma lugu meelde, sul on võimalus promoda oma pruunide silmadega, mõjutada inimesi enda poolt hääletama. Lugu Without You räägib sellest, kui valus on ilma selle inimeseta, keda sa oled kaotanud ja ta läheb teise juurde. Nii et kõik, kes tunnevad, et see on relatable, kuulake ja saate oma südamele natuke kergendust. Without you I feel like I'm drowning. Without you I feel like I'll die. Without you I feel like I'm drowning. Like I'm drowning, like I'm drowning. I see that you doubt it. I feel but I can't understand. Life is your only treasure. Right now it seems I want less than night. Wow, super, aitäh sulle.